tere, mina olen Magne Kostebi Action Gamesist. Teisel pool on siis suht sama, sünkroonselt töötab siis teine paar teisel küljel, üks paar ühel pool, teine teisel pool. Ja? Selle paari esimene liige, kes siis edas peab liikuma, liigub esimesse figuuri, jälgib situatsiooni ühele poole teisele poole ja vahetab ennast edasi ja edasi. Tema ülesanne on maksimaalse kiirusega mööda äärt edasi liikuda. Start peab olema väga kiire, lasud vastasuunas täpsed, kuid põhiline on tal kiire edasi liikimine. Ta liigub esimese võimaliku varjendini. Esimeses varjendis teeb ta peatus ainult nii kauaks, kuni ta ise märkab, et tal on soodusvõimalus edasi minna. Või samamoodi tema paariline, kes on paremas tagaääres, karjub talle infot, et go, go, go või mine. Nii nagu ta saab käskuse, liigub ta järgmisesse figuuri, mis on juba ees ääres. Ääremängija liigub kiiresti siia, otsib esimest võimalust hüpata ussi, roomata edasi. Tehniliselt on see kõige keerulisem, sinna pannakse tavaliselt kõige kiiremad, kõige osavamad mängijad, kellest sõltub väljakul väga palju. Uss peab kiiresti kohale jõudma ja sealt puhastama vastasväljaku teise poole. See mängija paikneb siis ääremängija kõrval, paneb oma markeri kuhugile bännerisse, ootab stardikäskus, kui see stardikäskus on käinud, kuulid ikka teele ja liigub esimese varjendini, mis on poolel teel ussini. Jõudes kohale varjendisse, ülesanne siin varjuda võimalikult hästi, kuid peab olema valmis kiirelt liikuma. Sest ääremängija ja keskmängija teevad nüüd ussimängijale tööd, puhastavad väljakut, suruvad vastaseid kinni, et ussimängija saaks esimesel võimalus edasi liikuda. Ehk siis ta töötab siin, tehes endale ka ette tööd, oodates käsklust. Kui tagant tuleb käsklus go, ei ole ta midagi muud mõelda, kui lihtsalt kiirelt läheb, hüppab ussi. Kui ta on ussi jõudnud, siis ussis esimene ülesanne olla võimalikult madal, võimalikult väike, peidus, et kuulid, mis seal lastakse, ei tuleks kindlasti talle kuhugile pihta, sest vastastiim teab seda sama hästi, et see ussimängija on väga ohtlik ja väga vajalik ja kui keegi sinna elusalt jõuab, siis kõik mängijad, kes näevad ussi, lasevad korraks siia väga palju kuule, et võimalik, et mõnest kuulist ikkagi läheb pihta. Sellepärast kiirustada ussist pole mõtet. Jõudsid elusalt kohale, oota. Kui natukene tuli vaibub, tuleks lihtsalt teha selline kiire vaade, mis väljakul toimub. Kui selles sektoris polnud, vahetada markerit, vahetada positsiooni, teha uus vaade. Kui on kedagi, tuld. Kui siit kedagi näha ei ole, otsida teine positsioon ja vaadata, äkki on võimalik kedagi nõelata külje pealt. Tähtis on valmistuda, sest vaatamine peab olema väga lühiajaline. Kui saad lasta, lased ja tagasi. See, kas see kõik õnnestub, see sõltub nüüd meeskonnaliikmete koostööst. Aga stardi, süsteem ja strateegia on paika pandud, iga meeskonnaliige teab oma ülesannet. Rohkem paintballist juba järgmistes klippides, mina olen Magne Kostebi, Eesti Paintballi klubi.